Nüüd, kus ma praegu olen, see on täpselt samuti Lahemaa looduskaitseala. Ja nüüd selle video ma lihtsalt teen sellepärast, et siin on nüüd hea näide ühesõnaga, et siia, ma ei oska öelda, siin on näha, et midagi on siia istutatud, aga vanasti jäeti nagu mändide puhul seemnepuud. Aga siin on nüüd siis see, nagu see viimane mall on, et jäetakse need puud siia punti. Noh, see on ju ka naljanumber. Sellepärast, et siin on näha nüüd siis, mis siin kasvama on hakanud, et see on selles suhtes jälle väga hea näide, et kui lank, mina ütlen põhimõtteliselt, kui ta on suurem kui 1 hektar ehk kui langiservad, teise serva, vana metsa ei ole, siis seal ka loodus midagi ei istuta. Ja siin on siis nüüd see väga hea näide, siis on näha siin ühesõnaga palju siis tegelikult sellepärast, et noh, silma järgi võttes siin peaks olema, no kurat, see on kindlasti rohkem kui 8 hektarit, mida siis isegi praeguste seaduste järgi, kui võtta, ei tohi nii suuri lanke lõigata, ühesõnaga ma ei tea ise, mismoodi see üldse niisugune asi on lubatud. Noh, silma järgi ma arvan, et kui ma ütlen, et see on mingi 10, aga ma arvan, et see võib olla suurem kui 10 hektarit. Ja siis ongi nüüd mändi üldiselt, vanasti eriti veel jäeti üksikud suured seemnepuud, mitte siia punti, vaid siis no näed, siin on, aga see on ka ilmselt on see, et eks oleneb siis, et mis aeg siin lõigatud on, kui palju seda pinnast on kahjustatud, et isegi siin puude all, aga noh, siin on näha ju, et siin ei ole õieti sammaltki peal, ühesõnaga, et eks ta siis on ka lõigatud ilmselt mingil niisugusel ajal, kui see pinnas on pehme olnud ja noh, siis siin on näha nüüd siis, et noh, midagi on siia istutatud, midagi on ka kasvama hakanud, aga noh, see on ju täielik naljanumber ühesõnaga. Ja siin on näide just sellest, et ma eelmise video tegin, näitasin, kus loodus oli ise istutanud, kuidas need puudel ei olnud neid oksi nii palju, noh, need on küll noored ka siin veel mingisugune, ma ei oska öelda, mis nad võivad olla siin 5–10 aastat. Aga noh, see on jälle järjekordne näide sellest, et meil ei taheta vaadata, mismoodi meie esivanemad seda metsa majandasid. Kõik on nüüd siis mõtlevad, et mida rohkem me kokku hoiame, mida vähem me taimi istutame, noh, et see on nagu normaalne, aga noh, see on selge ju, et ega põhimõtteliselt 80 aasta pärast parema tahtmise juures ei ole meist kedagi enam elus, nii et see on selge, et noh, see ongi see meie suhtumine, et peale meid tulgu või veeuputus, lihtsalt ilusaid sõnu räägitakse, kuidas me nüüd siis ökonoomselt küll metsa majandame ja kui me üldse majandust tõstame ja et noh, see jutt ja kõik ja siis kui sa vaatad, mismoodi neid meie riigiettevõtete juhte, kas või seal RMK-ski, missugused palgad seal on, no siis see on müstika, ma ei saa aru, mille eest inimestele makstakse üldse. Et noh, ma ei tea, siin on 10 hektarit vähemalt, kui rohkem ei ole, see võib olla suurem, ma arvan, see võib olla 12–15 hektarit. Noh, siin on ju ometi paberit järgi vaadata, siis noh, need taimed võivad olla niisugune, noh, mis ta võib olla, 2–3 aastat. No need on nagu vähe suuremad kännu järgi, noh, ütlen maksimaalselt 5 aastat tagasi peab ju olema siis siin tehtud ju mingi istutus ühesõnaga. Et noh, see raha on ju praktiliselt kõik kassisaba alla visatud, et noh, et mis mõte niisugusel asjal on üldse, et siis ma küsingi, et mille eest need inimesed seal nagu palka saavad, et ma saan aru, et kui palgad on head, siis peaksid oma
raha eest siia siis uuesti istutama selle metsa peale, mis millegipärast kasvama ei ole hakanud. Ja kui kuulad, siis tänavu kevade oli meil lausa 5 miljonit taime üle, mida ei olnud kuhugi panna, kuna väidetavalt on meie raiemahud langenud ja tänu sellele siis ei ole vaja ka nagu istutada, aga mina ütleks seda, et tänu sellele, et meil võt niimoodi on istutatud, nagu siin on siis see asi, et meil on kuskil 100 000 hektarit vähemalt riigimaad, mis tuleks ümber istutada ja mitte mingi 1500 taimega, vaid miinimum võiks sinna olla mingi 4-5 tuhat taimega. Et siis me võiks nagu rääkida millestki. Aga noh, eks siis on jälle hea väitluskoht ühesõnaga ja see muidugi on väga hea näide selles suhtes, et see on Lahemaal. See ei ole kuskil mingis muus kohas, kus nagu põhimõtteliselt võiks nagu niisugust asja endale lubada, aga see on Lahemaa. Nii et see on looduskaitseala, aga no eks see ongi see, et puit on otsas ja ega midagi teha ei oleks, siis nüüd siis võetakse veel see viimane sealt ära, aga aitäh teile.